tere, mina olen Margret Ramp TV-st ja 9. kuni 13. veebruarini oli meie koolis võõrkeelte nädal ning selle puhul otsustas Ramp TV intervjueerida meie kooli võõrkeelte õpetajaid. Meie oleme siis siin Katriniga, kes õpetab hispaania keelt, jah? Jaa, hispaania keel. So we are here with Rafael today who teaches English. Ma olen siin siis Mariaga, kes õpetab meie koolis itaalia keelt. Nii, ma olen siin siis Jaanika ja Anneliga, kes õpetab mõlemad saksa keelt. Ja meil on siis teile paar küsimust. Esiteks tahaks üldse küsida, et kuidas te leidsite tee selle keeleni ja miks te üldse hakkasite õpetama seda? Minul oli tegelikult väga-väga tore saksa keele õpetaja 6. klassis, kui ma alustasin saksa keelega, et ega siis muid valikuid ju ei olnud, ainult inglise ja saksa keel. Ja sealt mul ilmselt tekkis mingisugune selline sümpaatia selle keele vastu. Aga kuidas ma õpetamiseni jõudsin või kuidas ma üldse ülikooli jõudsin saksa keelt õppima, see on hoopis selline kummaline lugu, et ma tahtsin pärast gümnaasiumit minna õppima psühholoogiks. Ja tol ajal olid veel sisseastumise eksamid ja ma teised 2 eksamit tegin maksimaalsele tulemusele ja saksa keeles sain ainult 8 punkti 10. Ja siis ei saanud tänu saksa keelele üldse ülikooli. See tegelikult motiveeris mind hoopis selle saksa keelega rohkem tegelema. Ehk siis sellised väljakutsed või keerulised kohad elus võivad teinekord hoopis olla elu muutvad. Ja õpetama ma jõudsin siis niimoodi, et ma kuidagi hakkasin ülikoolis märkama, et ma tean vastuseid sellistele küsimustele, mis puudutasid õppimist, õpetamist ja lapsi. Ja see kuidagi tuli siis loomulikult. No minuga oli niimoodi, et see keel tuli mul ise koju kätte. Ehk siis mul oli 3 aastat vanem õde, kes oli juba saksa keelt õppima hakanud. Ilmselt oli väga vaimustusega selle keele juures ja kuidas ta kodus rääkis. No loomulikult tahtsin ju kohe ka, ei olnud küsimust. Saksa või inglise keel oli valik, ma valisin saksa keele ja tegin omast arust väga hea valiku. Ja sa, Jaanika, ütlesid, sul oli hea õpetaja, mul oli ka erakordselt hea õpetaja, ma ei tea, minu elu kõige säravam naine, kõige huvitavam inimene ja no ilmselt tema selle armastuse keele vastu veel eriti minusse süstis. Nii et siis läks kõik seda rada pidi, kool, ülikool ja töö, igal pool on saksa keel minuga. Sest vaata, kui on midagi head, tahad jagada ja keeleoskus, no see on midagi nii head, see on nii suur rikkus ja see on puhas rõõm ja nauding. Ja sa tahad seda jagada ja siis, kui sa leiad kedagi, kes veel sellest natukenegi vaimustub või ka seda rõõmu saab, siis on minu rõõm jälle 2 korda suurem, nii et nii ongi. How did you find your way to English and why did you even begin teaching it? It was really spontaneous actually. I didn't ever have the wish to become an English teacher. It's just the fact that my sister was studying English at that time. And so I figured, okay, I have no clue what I want to do. I guess I'll just, go study English because I just had a nice thing towards languages. Räägi meile, et kuidas sa leidsid oma tee siis itaalia keeleni ja miks hakkasid seda just õpetama? Mina jõudsin itaalia keeleni gümnaasiumis, ise seda õppides sain valida ja hakkaski kohe nii väga meeldima, et paralleelselt juba gümnaasiumi ajal ma läksin ise ka kooliväliselt keeltekooli ja käisin noortevahetustel Itaalias ja hästi kuidagi intensiivselt hakkas see suhe Itaaliaga pihta, et ostsin Itaalia Vogue'i ja vaatasin retsepte itaalia keeles ja et kõik see, mis huvitas, seda tarbisin itaalia keeles, nii et siis sealt hakkas vaikselt see pudenema. Kuidas jõudsite teie üldse selle keeleni ja miks hakkasite te seda just õpetama? Ma jõudsin selle keeleni üsna juhuslikult oma kooli ajal. Ma pean ütlema, et mul ei olnud võõrkeeltega väga sooja suhet. Esimene keel oli vene keel, mida ma 1. klassis hakkasin õppima, sellega oli lihtne, aga inglise keelega ma pean ütlema, mul oli päris raske koolis. Aga peale kooli sain ma ühel hetkel aru, et tegelikult on võõrkeeled väga toredad ja kuidagi mul tekkis selline hea suhe nendega. Kõigepealt õppisin ma saksa keele, siis alguses ma õppisin itaalia keelt ja nüüd siis see, kuidas ma jõudsin hispaania keele juurde, oli küll tõesti puhas juhus. Ma tahtsin ülikoolis jätkata itaalia keele õpinguid, aga siis vaatasin tunniplaanist, et just praegu algas siinsamas kõrval
ruumis hispaania keel, mõtlesin, no lähen piilun ukse vahelt sisse ja põhimõtteliselt nagu ma ukse lahti tegin, oli nagu, ma olin nagu kadunud sellele keelele. Ja miks ma seda õpetan? No võiks mõelda, et võiks ju portugali keelt õpetada või kreeka keelt, aga neid ma ei oska lihtsalt nii hästi. Ma ise õpin ka itaalia keelt, et siis on, et äkki jõuan ka ise hispaania keeleni üks hetk. Sest päris kindlasti, et romaani keeled kõik, kui sa juba ühe oled õppinud, siis ülikerge on liikuda järgmiste juurde ja miks piirduda ühega, eks ole. See ei ole nii, et koolis õpid 3 keelt ja siis on kõik, on ju. Ei, elu on pikk, sa jõuad õppida igasuguseid keeli. Kas keeleoskus on tulnud teile abiks ja kas on ka olnud hetki, kus see on hoopis nagu äpardust olnud või mingeid naljakaid hetki? Ma isegi nagu ei oska mingeid naljakaid hetki siin välja tuua, et ausalt öeldes iga kord, kui mul on olnud võimalus seda keelt rääkida, olen mina õnnelik olnud ja selle võimaluse üle. No minul sama lugu, ma isegi mõtlesin selle peale pikalt, et kas mingit äpardust või ei ole sellist asja. Ja mingit konkreetset kasu ma ei oska öelda, aga sellist rõõmu, head tunnet, vaata seda on ikka lõputult palju. Esiteks see, et kui sa saad suhelda vahetult, kõik see on toonud ikkagi ka päris mitu väga olulist inimest minu ellu ja see, et sa jagad neid nüansse ja ma ei tea, kas see on nagu liiga julge võrdlus, aga võib-olla vaata, kui on lapsed, kes on segaabielust, eks ole, isa ühest rahvusest, ema teisest, tal on nagu 2 maailma ja kui sa ikka mingit keelt juba natukene rohkem oskad, et mul on ka nagu 2 maailma, et ma julgen öelda, et ma natukene rohkem ikkagi seda rahvast tunnetan, ma saan neist rohkem aru, et see on nagu erakordselt hea tunne. Has English ever helped you in some situations or maybe the opposite, yes? I wouldn't say that. I think that the more you know, the better. And English is a universal language, so it can only help you and assist you in different ways, traveling, translating, meeting new people, making new acquaintances. Aga kas itaalia keel on ka aidanud või just võib-olla ka vastupidi mingites hetkedes olnud kahjuks? Kahjuks ma arvan nüüd küll mitte. See ei ole vist võimalik õnneks. Aga näiteks sellised hetked, kus ma olen sattunud võib-olla kas siis Itaaliasse või kuskile itaallaste vahetusse lähedusse ja kuna ma just ei näe ülemäära kindla peale itaallanna välja, siis lihtsalt on olnud tore selline salakuulaja tunne, et sa saad olla nagu valvas ja tead, kui näiteks räägitakse sinust või et mis toimub ümberringi, on ju, ka siis, kui ei eeldata, et sa aru saad, et see on ikkagi ainult rikastanud ja just täpselt, et oled kuskil Itaalias ja näiteks, ma ei tea, rong hilineb või midagi äkilist juhtub, et siis sa oled kohe informeeritud, tead, mis toimub. Kas keeleoskus on tulnud teile kunagi ka mingi hetk kasuks või siis vastupidi võib-olla just mingit äpardust toonud? Kindlasti mitte äpardusi, see on ikkagi ainult puhas kasu, et keel on üks asi, mida sul nagu reaalselt elus vaja läheb, mida sa saad kasutada, et esiteks muidugi igapäevased suhtlusolukorrad, reisimised, ka tänapäeval Eesti on ikkagi üsna multikultuurne, et meil on, ma ütleks, väga toredalt nagu avatud riik, aga ka reisides ja teisest küljest ikkagi keel on see, mis avab sulle uksed väga põnevatesse maailmadesse, keel ja kultuur, raamatud, filmid, et sellest on ikkagi ainult kasu. Ja viimaseks küsiks siis, et kui on inimene, kes soovib saksa keelt õppida, et kas teil on mingid soovitusi neile? Võib-olla haagin siin natukene selle Anneli mõttega uuest maailmast ja vahel mõned täiskasvanud mingis vestluses poolvõõrad inimesed, kui ma ütlen, et ma olen saksa keele õpetaja, ütlevad, mina õppisin ka noorena, aga mul ei ole mitte kunagi vaja olnud seda. Siis mul on nii suur soov öelda, et see, kui sa oled seda keelt õppinud, see annab sulle selle võimaluse. Kas sa seda oma elus kasutad või mitte, see on ainult iseenda otsus.
absoluutselt imeline, uus, täiesti teine maailm avaneb ainult siis, kui sa ikkagi ise selle ukse lahti hoiad. Et seda võimalust tuleks ära kasutada. ja mina ütleks lihtsalt nii, kui sa mingit keelt õpid, tee suu lahti ja hakka rääkima. Et see on nagu nii vale suhtumine, et oota, ma õpin veel ja ikka teen vigu ja veel ei julge. Et minu põhimõte on alati see, et väikeste vigadega rääkimine on tunduvalt etem kui see veatu vaikimine. Hakka peale, ega mitte keegi sulle seda keelt sinna suhu ei pane, kuidas see oli, keeled suhu ja Euroopas ainult nii, et ise tee suu lahti ja hakka peale. Et praktika igal võimalusel, ära maga maha neid hetki, kui sa saad kasutada, võta nendest võimalustest kinni, ole julge ja tee ise midagi selleks, et see keel siis korralikult suhu saaks. Do you have any like recommendations or any advice, yes, thank you, for people who are trying to learn English? The only advice I would give would be to not to do it if they are not motivated enough. So in order for someone to study a language, this person should not be forced or obliged to do that, but you definitely have a free will to do that and commence. Aga kas, kui keegi proovib itaalia keelt õppida, et kas on mingeid soovitusi siis sellele inimesele? No kõige olulisem on lähtuda enda huvist, et see, mis sind huvitab, kui mind huvitab jalgpall, ma ei tea, loen selle koondise kohta, vaatan mingeid videoid, loen nende mängijate, ma ei tea, intervjuusid. Kui mind huvitab kokandus, ma ei tea, vaatan tiramisu retsepti kuskilt veebist, videod on ju, ongi, kui mind huvitab mood näiteks, või ütleme, kui sind isegi ei huvita võib-olla mood tingimata või mingisugune selline elustiili ajakirjandus, siis ikkagi sageli seal on selline lihtne ja üsna rahvusvaheline sõnavara, et kui sa tegelikult vaatad neid pilte, on ju, et sul on palju ka pildimaterjali, sa tegelikult saad aru, millest räägitakse, ahah, see vist tähendab käekott, ahah, riided, kleit, seelik, huulepulk, ma ei tea, reis, minu suvi, noh, et see tavaliselt on selline lihtne ja arusaadav ka siis, kui keeletase ei ole veel väga kõrge, nii et alustada jah, kuskilt lihtsast sõnavarast, lihtsatest teemadest. Ja viimaseks küsiks ka, et kui keegi proovib hakata siis hispaania keelt õppima, et kas on mingeid soovitusi? Põhiline on see, et ole julge, tee suu lahti ja räägi, ära karda. Ära karda oma vigu, see on okei, keegi ei karista sind, kui sul läheb mingi artikkel kuskil valesti või noh, mida iganes, see on okei. Ole julge ja räägi.